Tere! Loodan, et te mind kõik kuulete. Mul on hea meel, et teid on täna siia väga palju kogunenud. Mina räägin täna teile siis, kuidas alustada Merit Activaga. Keskendume siis tööga alustamisele ning näitan ka programmi funktsioone. Enne kui me lähme siis põnevama osa juurde, ehk siis piirama programmi sisse, et vaatame natukene ka infot programmi kohta. Üks hetk. Nii, kuidas siis alustada raamatupidamisega Merit Activas? Jah, panin just Facebooki laivi ka käima, et meil saab vaadata ka Facebookist. Kas sa näed, et inimesi pääs? Vabandust, natukene tehniline. Nii, aga siis alustame. Kuidas alustada raamatupidamist Merit Activas? Tavaliselt kõikidele tundub, et raamatupidamisprogrammi vahetamine on väga keeruline. Tegelikult see ei ole niimoodi. Merit Activaga töö alustamine on väga lihtne. Miks üldse valida Merit Activa? Merit Actival on juba 30 aastat kogemust. Oleme turul olnud oma raamatupidamistarkvaraga 30 aastat. Selle ajaga oleme siis kasvatanud usaldust meie kasutajate seast ning me oleme ka kõige populaarsem raamatupidamise programm Eestis. Meil on 22 945 aktiivset kasutajat ning pea 55 000 firma raamatupidamist tehakse Merit Activaga. Need numbrid on ainult siis Eesti Merit Activa kohta. Meil on olemas programmid ka Soome ja Poolas, et ka seal on neid kasutajaid omajagu. Merit Activa on pilvepõhine programm. Teil on 24/7 ligipääs igas seadmes, igal pool, et võite oma raamatupidamist teha kas või rannast. Eelseadistatud firmatüübid. See tähendab seda, et kui te loote oma ettevõtte Merit Activasse, siis te saate valida, millise firmatüübiga teil tegemist on ning sellega kaasnevad siis eelseadistatud kontoplaan, kasumiaruanne, bilanss ja nii edasi. Valikutes on siis äriühing kasumiaruande skeem 2-ga, FIE, MTÜ, korteriühistu, põllumajandus ning avalik sektor. Meil on olemas ka väga palju automaatikaid. Automaatikate hulka loeme otseühendus pankadega, otseühendus Maksu- ja Tolliametiga. See tähendab seda, et te saate näiteks käibedeklaratsiooni esitada Merit Activast nii, et te isegi Maksu- ja Tolliametisse sisse ei logi, vaid masin liidesega saadate juba kinnitatud kujul käibedeklaratsiooni MTA-sse. API-liidestused teiste tarkvaradega, näiteks e-poed, laoprogrammid ja nii edasi, et kõik andmed on võimalik siis automaatselt üle kanda Merit Activasse. Lisaks on võimalik teha 100% paberivabalt oma raamatupidamist. See tähendab seda, et Merit Activasse tulevad e-arved. E-arvetena tulevad kaasa ka kõik originaaldokumendid. Kõikidele kannetele saate lisaks manustada algdokumente, näiteks kliendikaardile lepinguid ja nii edasi, et eraldi mingisugust paberarhiivi hoidma ei pea. Kõik andmed on kenasti olemas ühes kohas Merit Activas. Meie võtmisena on lihtsus, et igaüks saab hakkama. Merit Activa ongi nii lihtne, et kõik, kes seda kasutavad, saavad ise hakkama. Ning töö alustamine on lihtne. Töö alustamisel saate importida teisest tarkvarast või siis, kui teil on olemas enda Exceli tabelid, registrid, klientide tarnijate nimekirju, klientide tarnijate võlgnevus jalgsaldo seisuga, põhivarasid ning ka pearaamatukontosid ja ka laoartikleid. Ja miks veel kliendid meid armastavad, et meil on Eesti parim klienditugi ja loomulikult on see ka kõik tasuta.
Siin on ka nimekiri, et nendest asjadest, mida on võimalik importida. Nagu ma ütlesin, et on võimalik pearaamatukontode algsaldud, klientide ja tarnijate võlgnevused, klientide tarnijate nimekirjad, laoartiklid ja põhivarad. Töö alustamisel, kui teil ei ole veel andmed eelmise aasta kohta veel lukus, et võite need ka hiljem importida, et see ei sega töö alustamist. Mis on Merit Activa litsentsi hinna sees? Loomulikult on Merit Actival olemas kõik elementaarsed raamatupidamisprogrammis vajalikud funktsionaalsused, kõik aruanded, bilanss, kasumi aruanne, müügiarvete koostamine, ostuarvete sisestamine, pearaamatuga anded ja nii edasi, et kõik, mis on siis elementaarne, aga lisaks sellele on meil väga palju ka täiendavaid automaatikaid ning mugavusfunktsioone. Andmeid hoitakse turvalises pilveserveris, seda ei pea muretsema, et teie andmed kuskile kaotsi lähevad. Kui mingil põhjusel te loobute Merit Activa kasutamisest, siis juurdepääs teie andmetele jääb pärast ka litsentsi lõppemist. Programm ei lähe lukku, et saate kõiki varasemaid andmeid vaadata ning ka varasemates perioodides kandeid teha. Ainult ei saa uute perioodi lisada midagi. E-arvete tasuta saatmine ja vastuvõtmine teiste Merit Activa kasutajate vahel. Loomulikult on võimalik e-arveid saata ja vastu võtta ka teistelt tarnijatelt ja teistele klientidele. Selleks on vaja siis aktiveerida kas e-arvete operaator Telema või Omniva. Mis vahe on Merit Activa pakettidel standard ja pro ja premium? Näiteks, kui standardpakettil saab olla ainult üks täisõiguse kasutaja, pro ja premium pakettidel saab täisõiguse kasutajaid olla mitu. See tähendab seda, et te saate oma programmi jagada näiteks raamatupidajaga või siis vastupidi, et raamatupidaja on peakasutaja, aga ettevõtte juhtidele olete lisanud siis täisõiguse kasutajaid, nad saavad kõiki andmeid ja kõiki toiminguid Merit Activast teha. Kõikides pakettides saab lisada piiramatul arvul tasuta piiratud õigustega lisakasutajaid, kes saavad teha müügiarveid ja muid tegevusi müügimenüüs, välja arvatud siis pakkumisi, tellimusi ja ettemaksuarveid. Sellega on hea näiteks jagada siis piiratud kasutaja õigusi müügiinimestega, et kes tegelevadki teie ettevõttes ainult müügiarvete koostamisega, saate neid lisada, nad saavad oma müügiarveid ise teha otse programmis, et ei ole vaja neid päraspoole sisestada kuskilt teisest keskkonnast. Standardpaketi funktsioonid on siin üles loetletud, nagu ma teile ütlesin, et siis on meil kõik elementaarsed raamatupidamis tarkvara funktsioonid, aga lisaks on ka siis erinevaid automaatikaid. Näiteks otseühendused pankadega, LHV, Swed ja SEB-ga peagi on tulemas otseühendus Coop Pangaga. Otseühendus pankadega tähendab seda, et kõik tehingud, mis on teil toimunud pangas, imporditakse automaatselt teie raamatupidamisprogrammi. Samamoodi on võimalik saata ka maksekorraldusi LHV ja Swediga otse siis sinna panka kinnitamata maksekorralduste nimekirja ja siis te saate sealt need kinnitada. Aruandvate isikute kuluaruanded, arhiveerimine, põhivara automaatne arvestus, et kõik põhivaradega seotud toimingud, põhivara arvele võtmine ostuarvelt, põhivarade mahakandmine müügiga ja nii edasi, et kõik need kanded tehakse automaatselt, kõik on ära automatiseeritud. Olulisemad pro- ja premium pakettide lisavõimalused. Pros ja premiumis on mitme täisõigusega lisakasutaja lisamise võimalus. Kasutajatele õiguste määramine. See tähendab seda, et kui te lisate näiteks täisõiguse kasutaja, siis peakasutaja on võimalik ära määrata, milliseid menüüsid saab lisakasutaja vaadata, mida ta saab muuta. Lisaks saab panna sellise funktsiooni, et kasutaja näeb ainult tema enda salvestatud dokumente
et teiste kasutajate tehtud kandeid dokumente nad ei näe. Perioodilised arved, hinnakirjad, korteriühistu funktsioonid, e-arvete kinnitusring. Kui teile tulevad e-arved otse automaatselt programmi ja teil on vaja, et ettevõtte juht need üle vaataks, kinnitaks, saata need otse kinnitamisel. Kinnitamist saab teha ka otse meilist, see tähendab seda, et kinnitaja ei pea isegi mitte programmi sisse logima, vaid meilis oleva lingi kaudu paneb oma kinnituse peale ja loomulikult võib ta selle tagasi lükata. Mitme lao võimalus, et kui teie ettevõttes on lao arvestus ja teil on mitmed laad, et siis Pro ja Premium paketis saate lisada neid ladusid mitu, saate teha ladude vahelisi liikumisi ühest laost kanda teise. Premium paketis on võimalik teha ka komplekteerimist ehk siis lihtsamate retseptide lisamine. See tähendab seda, et kui te teete ise mingit toodangut, koos lisada siis artikli kaardile retsept, millistest toorainetest see koosneb, saate väga lihtsasti selle omale arvele võtta ning müümisel või mahakandmisel kantakse kõik komponendid automaatselt laost maha. Premium paketi lisavõimalus on ka avaliku sektori raamatupidamise tegemise võimalus koos kõikide nõutud aruannete ja seadistustega. Aruannete all mõtlema seda, et lisaks tavapärastele tulemiaruandele, bilansile ning teistele raamatupidamise aruannetele on võimalik Merit Activas teha saldoandmikud ning makseandmikud ning need üles laadida XML failiga riigi süsteemi. Telema-edi võimaldavad teil siis oma klientidega vahetada kaubaarveid vastavalt siis Telema nõuetele. Kindlasti tekkis teil küsimus, et kas te saate Merit Activat proovida? Jah, muidugi te saate. Merit Activa tasuta versiooni saate kasutada kuni 6 kuud kasutaja loomises ning sisestada kuni 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet. Kui üks nendest piirangutest, siis kas 6 kuud või 100 kannet saab täis, siis tuleb soetada litsents. Litsentsi saate soetada mugavalt otse programmist või siis võtate meiega ühendust. Me aitame teil valida sobivat paketti ning anname ka nõu. Tasuta paketis saate kasutada kõiki Merit Activa Premium paketi võimalusi ehk siis kasutada programmi täisfunktsionaalsust ning saate siis aru, et kas teil on kõiki neid funktsioone vaja. Kui teil tekib täiendavalt küsimusi, siis võtke julgesti meiega ühendust tasuta kliendi toega, kas telefoni teel, meili teel või kirjutage meile programmis või kodulehel olevas chati aknas. Meie kodulehel on olemas ka juhendid ning ka muu info litsentside kohta. Tänase selle seminari käigus, et nüüd ma hakkan teile näitama ka programmi sisse, kuidas siis töö alustamine käib. Kui teil tekib mingisuguseid küsimusi, siis küsige julgesti, et siin on olemas chat ning olemas ka küsimuste ja vastuste aken. Et pange oma küsimused teele, vaatan vahepeal ning vastan. Üks küsimus on juba tulnud, et kui ma juba kasutan paar aastat Activat, aga pole kasutanud põhivara-moodulit, siis kas saan seda hakata tegema ka nüüd? Jah, muidugi saate. Et põhivarad on võimalik tagantjärele arvele võtta, näiteks ümberklassifitseerimise, aga sellest me võime siis natukene hiljem rääkida, kui me programmi sisse vaatame. Enne kui ma alustan üldse programmi näitamist, mul on ette valmistatud üks väike küsitlus teile, et palun vastake.
Panen tagasi kohe ka oma ekraani jagamise. Siis saame vaadata programmi sisse. Lasen sellel küsitlusel natukene ees olla. Vahepeal on tulnud üks küsimus, Anastasia, kui teen praegu prooviversioonis, kas pärast kõik arved jäävad alles ja saab üle kanda? Jah, kõik asjad, mis te olete praegust oma prooviversiooni sisestanud, jäävad alles. Üle kanda ei ole vaja kuskile, sellepärast, et kui teil see tasuta versioon saab täis, siis te soetate litsentsid ja saate tööd jätkata sealt, kus on pooleli jäänud. Et uuesti mingisugust kontot aktiveerima või siis ettevõtet lisada ei ole vaja. Nii, aga vaatame siis, milline on küsitluste tulemus. 58% tänastest osalejates on juba kasutanud Merit Activat ning 18% plaanib võtta. Loodan, et 18% ja ka sellele 24%, kes vastas, et nad ei kasuta, et saama täna näidata midagi kasulikku ning teie otsust mõjutada siis positiivses suunas, et te hakkate kasutama Merit Activat. Kas sinu raamatupidamine on paberivaba? Ainult 25% osalejates on raamatupidamine paberivaba. Ning 2% küsis, kuidas see veel käib. Näitan teile, kuidas käib paberivaba raamatupidamine Merit Activaga. Ning kust leidsite info veebiseminari kohta, enamus leidis Facebookist. Ja väga tore näha, et ka homsel Merit Activa ja Costpocketi ühisel seminaril on ka tänaseid osalejaid, et kindlasti soovitan ka teistele, et kes ei ole plaaninud osaleda, et vaadata siis homset Costpocketi seminari. Seal me räägime juba täpsemalt, kuidas siis Costpocketi abil muuta oma raamatupidamine 100% digitaalseks. Nii, aga lähme nüüd siis põnevama osa juurde, vaatame programmi sisse. Merit Activasse saate sisse logida meie kodulehe kaudu www.merit.ee või siis otse lingi kaudu activa.merit.ee. Kui teil ei ole veel loodud Merit Activa kontot, siis te saate seda luua meie kodulehel, näiteks proovitasuta. Siia sisestate e-maili aadressi, oma nime ning soovi korral ka telefoninumbri. E-maili aadress on edaspidi siis teie sisselogimise tuvastamiseks, et selle sama meiliga te saate programmi sisse. Kui te olete need andmed ära sisestanud, siis saadetakse teie meilile aktiveerimise link, kus te saate määrata oma kontole parooli. Kui on parool määratud, siis kodulehelt logi sisse nupu kaudu saate valida, kas te soovite logida Merit Activasse või Merit Palka. Merit Activasse ja Merit Palka saate sisse logida täpselt sama kontoga, et eraldi kontos ei ole vaja teha. Praegust me lähme Merit Activasse. Ja sisene. Esmakordselt Merit Activasse sisselogimisel on teil ees uue ettevõtte loomise aken. Hakkate trükkima siia oma ettevõtte nime, siis me teeme päringu äriregistris ning toome kõik andmed, mis on äriregistris olemas. Väga oluline on panna tähele, et millise ettevõtte tüübi te valite. Ettevõtte tüüpi pärast ettevõtte moodustamist paraku muuta ei saa.
Et saate valida siin, kas on tegemist äriühinguga või äriühing kasumi aruande skeem 2-ga, FIE, MTÜ, korteriühistu, põllumajandus või avalik sektor. Nagu ma teile alguses ütlesin, siis vastavalt valitud ettevõtte tüübile on programm juba eelseadistatud aruannete näol, kontoplaani ja nii edasi. Praegusel juhul teen ma tavalise äriühingu. Arvestuse alguse kuupäev on siis kuupäev, millal te alustate Merit Activa kasutamist. Kõige tavapärasem on siis kasutusele võtmine uue majandusaasta alguses või siis ettevõtte loomise kuupäev. Ja jätkan. Siin on näha juba, et andmed on automaatselt ära täidetud siis äriregistri poolt. Äriregistri saadud andmete põhjal. Ja jätkan. Töö alustamisel on oluline lisada ka oma ettevõtte pangakonto number, kui teil parasjagu ei ole seda käepärast, siis kirjutage siia lihtsalt panga nimetus, saate hiljem seda täiendada. Kui teie ettevõttel on rohkem kui üks pangakonto, siis ka neid saate lisada pärastpoole juba programmis sees olles. Ja salvestame. Ettevõte on valmis ning tegelikult on programm ka juba kasutusvalmis. Et saate hakata juba sisestama müügiarveid, ostuarveid ja nii edasi. Aga täna me vaatame siis, kuidas üle tuua andmed teistest tarkvaradest. Teen praegust ühe sükse vangerdusi ja vahetan ettevõtet. Töö alustamisel tasuks üle vaadata siis näiteks ka seadistused. Kuigi programm on täiesti eelseadistatud ja kohe kasutamiseks valmis, siis soovitame siis vaadata üle näiteks finantsiseadistustes üle kontoplaan. Kas siin on olemas kõik teie ettevõtte jaoks vajalikud kontod? Kui ei ole, siis saate neid muuta või lisada. Mida te muuta ei saa ja juurde lisada? Maksuvõlakontosid. Maksuvõlgade käsitlemine ja ning tehingud Maksu- ja Tolliametiga on Merit Activas automatiseeritud ning seetõttu ei ole võimalik maksuvõlakontosid lisada. Kui panna siia otsingusse näiteks seotud tarnija järgi Maksu- ja Tolliamet, siis siin on näha, et tegelikult kõik Maksu- ja Tolliametiga seotud kontod on olemas, et neid juurde ei ole vaja lisada. Kui teie varasemas programmis oli kontoplaan teistsugune, ehk siis numbrid ei klapi praegus Merit Activa kontoplaaniga, siis soovitan lähtuda konto sisust, mitte numbritest. Et loomulikult teil on võimalik neid kontonumbrid parandada, aga kas sellel on mõtet, et lähtuge ikkagist konto sisust. Kui kontoplaan on üle vaadatud ja lisatud siis vajalikud kontod, puuduolevad kontod, siis on võimalik andmeid importida. Teemegi läbi kohe andmete impordi. Andmete import toimub Exceli failidega. Exceli failid on täiesti lihtsad, kuid ette antud struktuuri järgi. Selle kirjelduse leiate meie kodulehelt või saate küsida Exceli põhjad meie kliendi toelt, teile saadetakse need. Nii, vaatame siis siia. Näiteks pearaamatukontode algsaldode impordiks on Excel väga lihtne, on ainult 3 veergu, kui teil ei ole kasutusel täiendavaid dimensioone. Exceli tabelis on ainult kontonumber, debet ja kreedit. Kontonumber peab vastama täpselt Merit Activas olevale kontonumbrile, siis import õnnestub ludinal. Tarnijate import ja klientide import. Samamoodi, väga lihtne koos siis vajalike andmetega, päisetega. Põhivarade import.
Inventari number, nimetus, soetusmaksumus, jääkmaksumus lõpus, amordimäär, soetuskuupäev ning arvestuse alguse kuupäev. Arvestuse alguse kuupäev põhivarade importimisel või sisestamisel algsaldodesse on alati see kuupäev, millal alustatakse amortisatsiooni merit actives ning põhivarakonto. Kui need tabelid on teil valmis, siis import käib väga kiiresti ja lihtsalt. Näiteks pearaamatukontode algsaldod import toimub seadistused, finantsiseadistused ja algsaldod. Kontode algsaldod import, vajutan nupule, valime arvutist. Valime arvutist siis eelseadistatud Exceli faili ning impordime. Impordite 25 algsaldo rida. Loomulikult on teil võimalik sisestada neid algsaldosid ka käsitsi või pärast importi, kui tuleb välja, et midagi on ikkagist valesti, siis neid numbrid siin parandada. Kui töö alustamisel näiteks jaanuari alguses ei ole veel eelmise aasta saldod lukus, siis need pearaamatukontode algsaldod võite sisestada hiljem. Tööd võite alustada merit active'iga juba varem. Finantsiseadistuste all on eraldi andmete impordi nupp, kus te saate siis kliente importida, tarneid, artikleid ning põhivarasid. Impordite 4 klienti. Impordite 6 tarnijat. Ja põhivarade import. Tabelis oli 2 põhivara ning need 2 põhivarade imporditi. Et kui siia algsaldode aknas esimene aken on pearaamatukontode algsaldod, saab sisestada siis kõik bilansi ja siis kasumi aruande saldod aasta lõpu seisuga või siis algsaldo kuupäevaga oleneb, kuna te alustate, siis analüütiliselt klientide võlgnevused ja tarnijate võlgnevused saate ka siin sisestada. Ka neid andmeid on võimalik importida. Näiteks ostuarvete import algsaldos toimub siit ostuarvete algsaldo import. Valin selle faili ning lisati 3 algsaldot. Kõikide nende tabelite juures on meil kontrollfunktsioon, ehk siis me kontrollime, kui palju on kokku ridadel ning kui palju te olete lisanud võlatarnijate kontole algsaldo. Antud juhul praegust mul erinevust ei ole, siis andmed tunduvad korrektsed. Põhivarade juures, nii, salvestama peab ka vahepeal. Põhivarase on siis võimalik importida kas andmete impordi aknast või siis ka siit samast põhivarade algsaldo impordi juures. Mina importisin nad andmete impordi aknast. Siin on näha, et mul on tekkinud mingisugune erinevus. See tähendab seda, et kas mul on ridadel, siin analüütiliselt ridadel mingisugune eksimus või mul on mõni põhivara puudu või oleme sisestanud pearaamatukontode algsaldodesse valed numbrid. Et see erinevus peab olema siin 0. Kui see erinevus siia tekib, ja te soovite edasi jätkata tööga, et pärast tulete selle juurde tagasi, sellest pole hullu, see on kõigest kontrollitabel, kontrollnumber, aruandeid ega midagi siin mõjuta, salvestate ära ning tulete pärast selle juurde tagasi. Vaatan vahepeal korra küsimusi, et siin on päris palju tulnud. Kas firma 2 raamatupidajad saavad samaaegselt eritustööd teha, kas saavad tööd teha samaaegselt ka erinevates firmades? Ja, kui mõlemal raamatupidajal on siis soetatud eraldi
tehtud eraldi kasutajad ning soetatud siis lisakasutaja litsents, siis on võimalik teha üheaegselt tööd kas samas ettevõttes või siis erinevates ettevõtetes, et seda piirangut ei ole. Küll aga meil ei ole võimalik kasutajat jagada, et näiteks mina login ühe kasutajaga sisse ja teie logite sama kasutajaga sisse, siis selline töö ei ole lubatud. See, kes logib viimasele sisse, viskab eelmise välja, et ehk siis igal kasutajal peab olema enda kasutaja ning ka siis vastavalt litsents soetatud. Kas Merit Palka andmeid saab automaatselt ühendada Activasse? Ja Merit Activasse on võimalik Merit Palgast saata API teel pearaamatukannet. Järgmisel nädalal on meil ka samasugune või sarnane webinar Merit Palga alustajatele, et kuidas alustada Merit Palgaga, et kindlasti siis konsultant Annika teile ka näitab, kuidas on andmete ületoomine Merit Activasse, aga need kaks programmi on omavahel ühindatavad ning on võimalik pearaamatukannet saata siis otse Merit Activasse. Tere, kui ettevõtte juhil on piiratud kasutusõigus Merit Activas, siis kas tema saab panga tehingud alla laadida programmi pangaga leping olemas? Piiratud õigusega kasutaja ei pääse ligi maksete menüüle. Seega vastus on ei, et tema ei saa importida neid makseid siia. Või kohe läheme ka sinna maksete juurde ja siis ma teile näitan, räägime natuke täpsemalt sellest automaatikast, aga piiratud õigustega kasutaja pääsevad ligi ainult müügimenüüle, saavad teha siin müügiarveid ning lisada siis klienti artikleid ning mõningaid ka aruandeid vaadata. Et muid funktsioone nad kasutada ei saa, muudesse menüüdesse piiratud õigusega kasutaja ligi ei saa. Piiratud õigusega kasutaja saab muidugi ainult nii palju veel teha, et kui on vaja, et ettevõtte juhtprogrammis aktiveeriks mõned automaatikad, siis piiratud õigusega kasutaja saab seda teha. Kui muudan oma ettevõtte vorme näiteks FIE-lt OÜ-le, kas siis andmed kanduvad automaatselt üle? Ei. Kui te olete eksinud näiteks töö alustamisel ettevõtte tüübi valikuga ja peate siis uue ettevõtte looma õige tüübiga, siis andmeid automaatselt ei kandu üle. Et tuleb siis alustada kas algsaldodega uuesti või siis tagantjärele sisestada kõik varem sisestatud toimingud. Nii, küsimusi tuleb päris palju, vaatame veel. Kuidas lisada ostuarvele rohkem kui üks manus? Näitan seda kohe teile. Kas Merit Activas on võimalik ette makstud perioodilisi kulusi automaatselt igakuiselt kuludesse kanda ilma ise kannet tegemata? Jah, on. Ja palun näidata ka, kuidas näiteks käibemaksu infot Maksuameti käibemaksu deklaratsioonile saada. Näitan kohe. Riina on küsinud, kas alustamise kuupäeva saab hilisemaks muuta. Te mõtlete seda algsaldo kuupäeva või see, et kui te alustasite töö alustamisel, panite sinna töö alustamise kuupäevaks näiteks tänase, aga te tahate seda muuta, siis jah, seda on võimalik teha. Et töö alustamise kuupäev firma loomisel siis tegelikult paneb paika teie pearaamatukontode algsaldode kuupäeva. Mina panin töö alustamiseks 1. jaanuar 2021 ning vaikimisi tuli siia siis algsaldo kuupäevaks 31. detsember 2020. Loomulikult ma saan seda muuta, et kui mul ei ole mingisuguseid tehinguid, siis sellest hilisemasse perioodi juba sisestatud. Anne kasutab Meriti, kuid nüüd on vaja hakata tegema raamatupidamis selle aasta teisel registreeritud.
kasutab juba Meritit, aga on vaja hakata selle aasta teisel poolel registreerida MTÜ-le raamatupidamist, et kas saab alustada MTÜ andmete sisestamist Meritisse alates 1. jaanuar 2021. Te saate nagu selles mõttes, et vahet ei ole, et te ise otsustate, kas te sisestate tagasiulatuvalt siis andmed algusest peale Merit Activasse ja panete siis 2021 kuupäeva alustamise kuupäevaks või siis alustategi nii-öelda 1. jaanuaril ja sisestate siis algsaldod, et mõlemat pidi on võimalik. Et kuidas te ise otsustate, kuidas teile endale paremini sobib. Nii, aga lähme siit seadistuste poole pealt edasi, et vaatame siis juba natukene programmi sisse neid funktsioone. Müük ja müügiarved. Uus müügiarve. Klientide nimekirju siis on teil võimalik importida, nagu ma teile näitasin, aga kui te näiteks ei soovi oma vanast süsteemist kogu kliendi baasi üle tuua, siis tegelikult on teil võimalik kliente ja tarnijaid lisada programmist kas otse müügiarve pealt või siis lisate müük ja kliendid, kõik kliendid nii-öelda käsitsi. Käsitsi lisamise all mõtleme seda, et kui te vajutate nupule lisa ja te hakkate oma kliendi nime trükkima, siis ka nende puhul tehakse päring äriregistrist. Kõik andmed tuuakse siis automaatselt programmi ning täidetakse ajakohaste infoga. Et võib-olla, et kui teil on nagu väga suur kliendibaas ja andmed on iganenud natuke, et siis ise otsustate muidugi, aga võib-olla on võimalik siis lisada sinna, mõttekas lisada sinna, tehes siis äriregistri päringut ja salvestan. Ongi klient lisatud. Siin nimekirjas saate siis otsida, et kellele te soovite müügiarvet väljastada. Mina teen täna siis Merit tarkvara müügiarve. Eelseadistatud on siis sellised minimaalsed vajalikud müügiartiklid. Loomulikult te saate neid artikleid omale juurde lisada. Nii, ja panen hinna ja salvestan. Müügiarve ja ostuarvete sisestamisel saate valida, et kas hind on koos käibemaksuga juba või siis hinnad on käibemaksuta. Et kui ma võtan praegu selle müügiarve muuda nupuga lahti ja seda linnukast siia sisse panet, et siis te näete, mis juhtub arve lõppsummaga. Minu sisestatud hind 560, kui linnuke on sees, programm leiab ise automaatselt sellelt siis käibemaksu ning hinna käibemaksuta. Kui seda linnukest sees ei ole, siis lisatakse käibemaks sellele hinnale juurde. E-arved on väga aktuaalne teema, et võiks arvata, et kõik juba kasutavad neid ja kõik teavad, aga tuleb välja, et tegelikult e-arvete saatmise protsent on väga väike. Merit Activas e-arvete saatmiseks on siis võimalik ka valida operaatoriks kas Telema või Omniva. Telemaga eraldi lepingut tegema ei pea. Omnivaga peab ettevõte sõlmima ise lepingu. E-arvete saatmiseks siis teiste Merit Activa kasutajatele ei ole vaja siis mitte midagi programmis teha. Merit Activa kontrollib registrikoodi alusel müügiarve salvestamise hetkel, kas teie klient on e-arvete vastuvõtja või mitte. Kui ta on e-arve vastuvõtja, siis tekib üles nupp e-arve.
Kui te viite kursori siia nupu peale, siis on näha ka, et millise operaatori kaudu see läheb. Et aktsiaselts Merit Tarkvara on ilmselgelt ka ise Meriti kasutaja ning on aktiveerinud Meriti vahelised e-arvete vastuvõtmise ning see arve liigub siis minu süsteemist Merit Tarkvarasse automaatselt ja tasuta. Kui teie klient ei ole Merita Activa kasutaja, et siis saate kas läbi Telema või läbi Omniva e-arve välja saata. Vajutades nupule e-arve ongi e-arve saadetud ning see arve on juba automaatselt siis Merit Tarkvara raamatupidajal kinnitamata ostuarvetel ning saab teha konteeringud. Näitan teile kindlasti ka, et kuidas need e-arved Merit Activasse jõuavad. Nii, vaatan vahepeal korra küsimusi. Kas tulukonto võimalik sisestada miinusmärgiga näiteks MTÜ Lastelaager jäi ära ja kanname osavõtutasud kõikidele tagasi? Selles mõttes te võite natuke täpsustada, et mis mõttes sisestada miinusmärgiga, et kui teil on näiteks, kuidas te olete kajastanud esiteks need osavõtutasud, et kui nende kohta on tehtud müügiarved, siis te saate sellele müügiarvele teha kreediti ja siis ta juba vähendab seda tulukontot automaatselt programm ise. Kui te olete need osavõtutasud sisestanud programmi maksena muu sissetulekuna tulukontole, siis tagasimaksmisel samamoodi, et muu väljamineku tulukontole, ta vähendab seda tulu, et võib-olla võiksite täpsustada seda küsimust, või tegelikult, et võiksite selle küsimuse küsida ka meie klienditoe käest, et siis nad saavad juba teiega koos vaadata ja teile paremat nõu anda. Nii, Riina on küsinud, et kui importida kliente ja tarnijad teisest programmist, kus need on ühtse baasina, aga samas on eraldatud hankija ja tarnija mõlemad, kas Meritis tuleb need eraldi mõlemasse moodulisse importida? Jah, Meritis ei ole klientide tarnijate ühist baasi, et kui teil on siis üks ja seesama klient on ka tarnija, siis nad tuleb eraldi sisestada, et ka kliendi alla ning tarnija alla. Kas müügiarvel saab ühikut ise sisestada või on see rangelt seotud artiklikaardiga? Ütlen, et on rangelt seotud artiklikaardiga, kui teil on erinevaid siis tooteid ja teenuseid erinevate ühikutega, siis igale teenusele tuleb siis teha oma artiklikaart, kus on siis vastav ühik. Kui teil on tegemist laokaupadega ja on premium pakett, siis laokaupadel on võimalik teha mõõtühikute teisendamist. See tähendab seda, et näiteks te saate panna, et 1 kilogramm võrdub 1000 grammi, teete selle mõõtühiku teisenduse ära ja kui teie laokaup on siis arvel grammidega, siis tegelikult müügi ja ostuarvelt saate seda alternatiivset mõõtühikut valida ning siis muuta, ehk siis ei pea eraldi tegema seda artiklikaarti. Et laokaupade puhul premium paketis on võimalik teha mõõtühikute teisendust ning ka vahetada seda ühikut siin arve peal. Maire küsib, kuidas toimub ettemaksu arve muutmine arveks. Te mõtlete juba seda pakkumist ja menüüst tehtud ettemaksu arvet, mis on ka juba premium paketi võimalus. Näitan kiirelt selle ära, et kui ma saadan kliendile ettemaksu arve, on ta ära saadetud ja on ta kliendi poolt kinnitatud või te olete ise manuaalselt selle kinnitanud, tekib üles nupp koosta arve. Ettemaksu arvest koostatakse automaatselt müügiarve. Ehk siis, kas see on automatiseeritud?
Andrei küsinud, kuidas saaks müügiartiklit kustutada, kui need on juba kasutatud, osad artiklid kaovad sortimendist ja neid pole enam aastaid vaja. Kasutatud artikleid, kontosi, kliente, tarneid ja nii edasi ei ole meil võimalik kustutada, et kõik, mis on kasutuses kunagi olnud, et neid kustutada ei ole võimalik. Mis puudutab aga artikleid, siis artiklikaardi peal on olemas selline välim nagu aktiivsus. Artiklile saate panna, et kas ta on aktiivne müügiarvetest, kas tegemist on ostuartikliga ja on ta aktiivne ainult ostuarvetest, kas on müügi ja ostuarvetest või mitte aktiivne. Ehk kui teil kaubad kaovad sortimendist, et te neid enam ei soovi kasutada, et ei ole vajadust, muutke nad mitte aktiivseks. Siis nad ei tule meil müügiarvete või ostuarvete tegemisel enam ette pakkumisele. Räägime natukene e-arvetest ehk siis ostuarvete vastuvõtmises automaatselt. Olen ette valmistanud siia ka mõned arved, mis on tulnud mulle automaatse siis meie partnerite kaudu, Costpocket, Telema ja Omniva. Kõik arved, mis tulevad siis kinnitamata ostuarvete alla, näiteks Telema kaudu e-arvena, on juba eeltäidetud. See tähendab seda, et teil kaob ära sisestamise vaja, et raamatupidaja ei ole andmesisestaja, selle teeb juba ära teie eest programmi. On kaasas ka see algdokument ehk siis see PDF. Eraldi seda kuskile välja printima, salvestada ei ole vaja. Loomulikult, kui te soovite kuskil oma arvutis veel eraldi arhiivi hoida, et see ei ole keelatud, te saate selle alla laadida ning panna, kuid sellel ei ole otsest vajadust, et kõik andmed on turvaliselt programmis olemas ning on alati välja võetavad. Esimest korda, kui tuleb näiteks tarnijalt praegusel juhul mul on Quintet kinnisvara, ruumirendi arve, algdokumendi artikkel on selline ja see kordub ja ma esimest korda valin siia, et tegemist on ruumide rendiga, siis järgmine kuu korduva arve korral ma ei pea enam isegi seda konteeringut tegema ehk siis valima artiklid. Programm suudab meelde jätta, et Quintet kinnisvara, algdokumendi artikkel see ja see võrdub Merit Activas siis ruumide rendi artikliga. Järgmine kuu on lihtsalt ainult nupule vajutamise vaevat, et salvesta ostuarvena. Siin on näiteks ka üks tšekk, Costpocketi äpi kaudu saadetud, pildistatud, aruandev isik on ostnud enda isikliku raha eest ettevõtte tarbeks kontoritarbeid ning palub hüvitamist. Valin jälle siin, et tegemist on kontoritarvetega ning makseviisiks aruandev isik. Ehk mul tekib võlgnevus aruandele isikule. Praegusel juhul näiteks Telia Eesti tuli mul esimest korda, sellist tarnijat mul programmis ei ole. Tarne ei ole automaatselt tuvastatud, saan ta lisada otse siit ostuarve pealt. Kui ma algselt täidetakse andmed ära siis selle infoga, mis on tulnud e-arve kaasa. Kui ma soovin värskendada infot ja võtta äriregistrist, siis ma kustutan näiteks paar viimast tähte ära ning siis teostatakse päring äriregistrist ning tuuakse värskemad andmed. Ja salvesta. Aha, selline nimi on mul olemas. Muidugi ma ju importisin need tarnijad, et Telia Eesti on isegi siin peaks olema. Ta ära ei tuvastanud seda sellepärast, et see arve oli mul juba enne sisse tulnud, kui ma impordi teostasin. Sellised pikad arved, kui teie ettevõtte jaoks ei ole vaja näidata eraldi ridade põhist kulu, siis
on võimalik kasutada ridade kokkukoondamist. Kokkukoondamise nupule vajutades koonda read, saan valida, kas ma koondan käibemaksude lõikes või artiklite ja käibemaksude lõikes. Antud juhul ma koondan käibemaksude lõikes. Programm leidis selle arve pealt üles 2 erinevat käibemaksumäära ning tegi sellest ka 2 eraldi rida. Nüüd valin ainult 2 reale, et tegemist on telefonikuluga ja salvestan ostuarvena. Liina on küsinud, et kui kasutan praegu tasuta proovipaketti, kui see läbi saab soetamisstandardi, mis juhtub siis minu perioodiarvetega? Ma eeldan, te mõtlete perioodiliste arvetega, jah? Ja kas disainitud müügiarve kaob ära? Perioodilise arvete funktsioon läheb teile lukku, kui te võtate standardi, ehk siis te neid kasutada enam ei saa. Et kui teil ikkagi on kasutusel ettevõttes perioodilised arved ja see on teie jaoks vajalik funktsioon, et te siis kindlasti soovitan võtta vähemalt Pro-pakett. Ja kas disainitud müügiarve kaob ära? Jah, kui te olete siis ise disaininud omale müügiarve blanketi ja lähete üle siis standardpaketile, kus ei ole seda müügiarve disaini võimalust, siis automaatselt lülitatakse teie müügiarve vorm standardvormile üle. Et see müügiarve vorm ja need perioodilised arved tegelikult ei kao mitte kuskile, teie lihtsalt ise ei saa neid kasutada. Kui te ikkagi otsustate, et teil on neid vaja, et siis soetate suurema vastava litsentsi ja te saate edasi kasutada seal, kus pooleli jäi. Kui Meritise ületulek oli poole aasta pealt ehk näiteks kuni 30.06.2021 on andmed ühes programmis ja Meritise alustasin 1. juuli, kas siis on kui teengi 9 aruande perioodiks 01.01.30 kuni 06. Ma ei saa praegu sellest küsimusest hästi aru, et mis aruande perioodiks? Te mõtlete majandusaastat, et te panete majandusaasta või mis perioodi te mõtlete, võite Ave natukene täpsustada, siis ma saan täpsemalt vastata. Majandusaasta pange ikka sellisena, nagu need majandusaastad on. Et seadistused ja majandusaastad, et siin te saate siis oma majandusaasteid seadistada. Vaikimisi on majandusaastad meile seadistatud alates 1. jaanuar kuni 31. detsember, nii nagu tavapäraselt on, aga muidugi osadel ettevõtetel ei ole klassikaline kalendaarne aasta, et seda te saate seda muuta siit. Et kas lisada uusi majandusaastaid või siis muuta olemasolevad, et kui teil majandusaasta päriselt ka hakkab poole aasta pealt, et saate muuta. Kui Ave teie ettevõtte majandusaasta ikkagist on alates 1. jaanuar kuni 31. detsember, et siis oma majandusaastaid siin ei üldse puutuks, vaid see algsaldo kuupäev pange siis 30.06, algsaldot sisestatagi 30.06 kuupäeva seisuga ja siis saate võtta neid aruandeid. Uue aasta, siis majandusaasta, kui nüüd meil varsti on käes 2022, et siis me lisame programmiga automaatselt, et sellepärast ei ole vaja muretseda. Nii, maksetest põgusalt rääkisin alguses, et meil on siis automaatikad. Automaatikad on meil LHV-s või SEB-ga. Automaatika tähendab seda, et kõik tehingud, mis on teil pangas toimunud, tuuakse siis Merit Activasse.
Merit Activas tuuakse LHV puhul siis tehingud umbes iga 2 minuti tagant, ehk siis LHV panga kasutajatel on programmis suhteliselt reaalajas pangaseis. Kõik tehingud tulevad. Swedi ja SEB puhul tehakse päringud 1 kord päevas eelmise päeva kohta. Ehk siis täna hommikul tulid kõik eilsed tehingud programmi. LHV ja Swedi puhul on võimalik maksekorraldusi automaatselt saata ka panka maksete nimekirja kinnitamiseks, et selleks faili ei ole vaja koostada. Ning SEB puhul kahjuks seda võimalust praegust ei ole, sest SEB ei paku seda. On tulemas ka Coop Pangaga ühendus, et täpselt aega ei saa teile lubada, kuna see valmis saab, aga on tulemas. Lubasin näidata teile, kuidas saab näiteks ostuarvele lisada mitu manust. Et oletame, mul on siin ostuarve, kuhu ma tahaks siis lisada manuseid. Üks variant on manust, siis kui te näiteks üksikut manust lisate, on võtta siis arvutis, oma arvutis võtate sellest manusest kinni või sellest dokumendist ja lihtsalt lohistate. Et see on ühe dokumendi puhul. Kui teil on vaja dokumente lisada rohkem kui üks, ma kustutan selle ära, siis vajutate siia kirjaklaambri märgi peale, hoiate klaviatuuri kontroll nupu all ning märgite ära siis need dokumendid, mida te soovite lisada. Lisan praegust kõik need failid siia, ava. Ning kuvatakse seda PDF eelvaadet ja kui on siis teised, näitan, tuli teisele ekraanile lahti, et nad sipitakse nii-öelda ühte faili kokku, kõik minu lisatud manused ja siis saate nii-öelda alla laadida ja neid vaadata, et mis siia lisatud on. Aeg hakkab meil vaikselt otsa saama. Lubasin teile näidata ka automaatset periodiseerimist, kulude periodiseerimist. Kui te sisestate arve, mille siis artikkel on näiteks ette makstud muud kulud, ette makstud kindlustus ja nii edasi. Oluline on see, et see konto, kuhu te selle ostuarve monteerite, oleks bilansis ettemaksete kirjete hulgas. Kui on see kontoseadistus õige ja te panete näiteks salvestate ostuarve ära, siis tekib alla nupp periodiseeri kulud. Saate valida siis perioodide arv kuudes. Näiteks on mul aastaks mingisugune ette makstud kulu, alguse kuupäev ja siit valin kulukonto. Ruumide rendi ettemaks, oletame, ja periodiseeri. Näete enne salvestamist siis periodiseerimiskandeid, et iga kuu lõpus siis vastavalt valitud perioodide arvule kantakse selline summa ettemaksetest kuludeks. Ja salvestan. Neid samu kandeid te näete ka siin pearaamatukannete nimekirjas. Kui on vaja midagi muuta, siis muutmine toimub selle ostuarve peal. Tühistate periodiseerimise ja teete uue. Hiljem lisades teist manust, et te peate eelmise manuse alla laadima ja siis korraga need juurde tagasi panema. Et ära kustutama ja panema, et sellist automaatset praegust nagu juurde pidavat lisamist kahjuks ei ole, aga loodan, et varsti tuleb. Nii, käibedeklaratsioon.
Kui tehingud on sisestatud, müügid, ostud ja nii edasi, et on vaja siis teha käibedeklaratsioon, siis siin uus käibedeklaratsioon. Esimese deklaratsiooni lisamisel programm küsib esimese perioodi alguse kuupäeva. Minul on selleks 1. jaanuar 2021. Siin tuuakse siis kõik tehingud. Salvestan ära. Saan vaadata siis ka, et millest mingisugune rida koostab. Vajutada siis kas sellele reale, et siin on näha, et jaanuaris mitte kinnisvara infotark, et 3 arvet on mul sisestatud ning sisendkäibemaks. Müüke mul ei olnud, ongi tagasi enam makstud käibemaks ehk siis maksuametile tekib ettemaks sellega. Käibedeklaratsiooni on siis võimalik saata Maksu- ja Tolliametisse kas masinliidesega, et kui te vajutate siia nupule saada KMD maksuametisse, tuleb ka väike juhe, mis selleks tegema peab. Või siis ka näiteks koostate faili ja impordite selle Maksu- ja Tolliametisse ülesse. Et automaatika korral ei ole vaja maksudeklaratsiooni esitamiseks isegi Maksu- ja Tolliametisse sisse logida. Kui te ikkagi otsustate, et soovite XML faili üles laadida, siis faili laadimiseks peate minema Maksu- ja Tolliametisse sisse. Vaatan, kas on veel küsimusi tulnud. Kas tuleb võimalus programmis teha maksekorraldusi ühenduse välisele tarnijale? See on siuke natukene laiali valguv küsimus, et välismaksekorraldusi tegelikult meil on võimalik teha küll, et tuleb nagu siis Riina võite täpsustada näiteks, ma ei tea, kirjutada kliendi toele või see, et millise tarnega, millise kontoga see probleem on. Et ise teen ka näiteks erinevaid välismaksekorraldusi otse programmist, et ei ole probleemi tekkinud, aga üks Kanada tarnija, et kellele tõesti ei õnnestu teha seda pärast, et tal on mingi eriline pangakonto ja seda ei ole võimalik teha. Et aga üldiselt suures plaanis on võimalik programmis teha ka välismaksekorraldusi. Nii. Kas kinnitatud ostuarveid saab otse panka saata? Jah, saab, et kui ostuarved on siis teil salvestatud, kinnitatud, siis maksete menüüs saate koostada maksekorralduse ja nagu ma juba ütlesin, LHV ja Swedi puhul saate siis otseühenduse kaudu need otse panka saata. SEB puhul seda võimalust ei ole, et tuleb siis teha maksefail ja ka teistes pankades on vaja teha maksefail ja see importida. Kas on veel mõni küsimus, et võin 2 küsimusele veel vastata, et kui teil on tekkinud mingeid küsimusi praegust, kui teil tekib proovimise käigus või töö käigus küsimusi, et siis kindlasti julgustan võtma ühendust meie kliendi toega. Programmis on see chat ja aken siin. Saate sõnumi, et meil ei vasta robot, meil on päris inimesed, kes teile vastavad. Ning saate kirjutada meile siis klienditugi@merit.ee või helistage. Et kõik küsimused saavad alati vastuse. Et isegi kui te ei ole veel Merit Activa kasutaja või te ei ole soetanud litsentsi, siis kõik küsimused on teretulnud. Vastame kõigile. Aga mulle tundub, et üks küsimus on tulnud.
Liina on küsinud, et tegin täna LHV pangas ülekande, kuid Meritis seda pole näha, kust otsida iga osad ülekanded tulevad, osad mitte. Liina, me võime nagu selles mõttes seda individuaalselt vaadata, võite pärast seda webinari kliendi toega ühendust võtta, et sellist asja ei saa olla, et kui te olete aktiveerinud otseühendusega, et osad maksed tulevad, osad ei tule. Et see ülekanne peab kuskil olema. Et kõige levinum näiteks põhjus, et miks teile tundub, et osad maksed ei tule, aga osad tulevad. Need, kui teil on otseühendus aktiveeritud pangakontol ja olete sisse pannud Linuxi kinnita automaatselt seotud maksed, siis kui see ülekanne tuleb automaatselt aktivasse ja programm leiab, millise siis tasumise või laekumisega tegemist on, ehk siis ta seob automaatselt ära, siis teostatakse juba see maksete nimekirja, ehk siis te näete seda maksete nimekirjast juba. Need ülejäänud, mida programm mingil põhjusel ei suuda automaatselt tuvastada, mis ei ole nii-öelda rohelised, et need te leiate siit panga väljavõtte impordi aknast. Et võib-olla te vaatate valest kohast, kui te olete mõlemad kohad üle vaatanud ja seda ei ole, võtke ühendust meie kliendi toega, et kindlasti me leiame selle makse ülesse. Aga kui osad maksed tulevad, et siis tõenäoliselt tuleb kõik. Marika on küsinud, kas müügi ja ostuarvete puhul on ka EU klientide andmeid automaatselt võimalik saada. Saada kuhu, Marika, täpsusta palun, et mis te selle all mõtlete. Ja Maire küsib, kuidas saada töölaua erinevad aknad, ostjad ja tarnijad. Töölauale neid aknaid siia juurde lisada ei saa, küll aga te saate ära peita midagi, mida te näiteks ei soovi. Et see töölaud on selline, nagu ta meil on, midagi siia juurde lisada ei ole võimalik ise. Kui te mõtlete kontode infode alla, et näiteks mingisuguseid kontode infot siia juurde tuua töölauale, siis seda saate kontoplaanis vastava kontokaardil, panete sisse linnukese näita infot töölaual. Kristiina küsib, kas 2 akent korraga saab avada? Saab. Selles mõttes tööd teha ei soovita 2 aknas, aga näiteks aruannete vaatamiseks võite võtta näiteks kõrval ekraanil omale aruande ja siis teisel ekraanil on näiteks dokumentide nimekiri, et saate neid võrrelda. Tööd teha kindlasti ei soovita 2 aknas, võib tekkida värskendamise oht ja nii edasi. Et kuna tegemist on ikkagist pilveprogrammiga, pilvetehnoloogia ei võimalda mitmes aknas töötamist. Aga kui te tahate aruannet vaadata, et miks ka mitte, näiteks ma ise kasutan alati seda varianti, et ühel ekraanil panen aruande ja teises ekraanis ma teen tööd. Loomulikult ei tohi seda unustada, et aruanne automaatselt ei värskendunud, ehk siis te peate siis vajutama uuesti nuppu koosta aruanne, kui te olete teisel ekraanil mingi muudatuse teinud. Kas Meritakti leiab nende puhul aadressid ja KL-numbri? Selle suhtes, kui teil on teada oma siis kliendi või tarnija VAT-number, käibemaksukohustuslase number, et nime järgi sellist päringut ei ole, nagu meil on siis Eesti tarnijate klientide puhul, et äriregistrist päring. Aga meil on olemas näiteks Euroopa käibemaksukohustuslase kontroll või nupp, et selleks on teil vaja teada ettevõtte käibemaksukohustuslase numbrid. Nii saan näiteks sellega ka kohe näidata, et kui see number on teada, et olete selle siia sisestanud, vajutate siia nupule EL käibemaksukohustuslase kontroll.
Siis leitakse 5 andmebaasist sellised andmed ja programm küsib, et kas soovite leitud andmed kanda kliendi või tarnekaardile. Jah, soovin. Aga nime järgi sellist päringut välistarnijate puhul ei ole, nagu on siis Eesti tarnijate puhul. Et selleks on vaja teada siis käibemaksukohustlase numbrit. Nii, mina tänan teid kõiki, kes te mind täna kuulasite. Loodan, et andsin teile natukene julgust juurde, et Merit Activaga töö alustamine on lihtne, et karta ei ole vaja midagi. Kui tekib mingisuguseid küsimusi, siis võtke kindlasti meie klienditoega ühendust chati teel, telefoni teel või meili teel ja katsetage, proovige programmi. Et kõik kasutajad saavad siis tasuta seda proovida. Ja nii on. Et ka kui pärast seda ettekannet, et te jääte mõtlema, et midagi jäi mul vastamata, et siis kindlasti võtke ühendust. Aga kena jõuluaega teile kõigile ja head programmi kasutamist.